No nii, ahoi ja tere tulemast ja ahoi. 7. episood Udu Laborit on märkamatult kohale tulnud. Nagu sai öeldud juba eelmisel ja ka sellest eelmisel ja nii edasi korral, et püüan püsida tsüklis enam-vähem iga nädal vähemalt ühe episoodi välja lasta. See ei tule mul alati paraku välja, kuna mis teha, elutempo on juba kord siukene, et vahel lihtsalt ei jõua. Sellegipoolest püüame täna 1,2 siia episoodi sisse mahutada. Mul on ette valmistatud 1,2 erinevaid uudiseid, on veebikraami, on veipari küsimused ja on ka nädala vedelikud, mida ma olen siin rõõmsalt juba nautinud, et mis oli ikka. Liigume edasi siis uudistesse ja vaatame, mis sel nädalal põnevat siis ka toimub. Esimene siuke põnevam, toredam, huvitavam uudis on siis see, et FinVape, see on siis e-sigareti veibipood Tallinnas laieneb ja avab tema siis Vape Lounge'i, mis on siuke natuke teistmoodi veibipood kui tavaline veibipood, kus saab siis mõnusalt istuda, aega parajaks teha, sõpradega hängida, chillida, mida iganes, võtta midagi juua kõrvale ja veipida ennast kas või roheliseks, et 23. on nii-öelda eelavamine ja 24. siis avatud juba kõigile. Et asukohaks on tal siis kaubamaja tagumine külg, siis see külg, mis vaatab selle, mis ta on, panga poole, Swedbank äkki oli seal, ei, Nordea Bank, ühesõnaga kaubamaja tagumine pool, mis vaatab siis selle Radissoni poole. Seal endises mingis kanga džungel, mingi kangapood oli. Selles endistes ruumides siis avavad nad uue poe, nii et kes on siis siin lähedal või mis iganes, tasub täitsa minna tšekkima. Olen pilte juba näinud ja tundub päris äge place olevat, et kindlasti mõnus koht, kus veipjatel koos käia, ilma et igasugused kurjad näod kogu aeg saadaksid tänaval, kui sa pilvi teed. Ja ühesõnaga Spets Lounge veipjatele. Muidugi saab sealt koha pealt osta ka veebikraami, värki-särki. Tean, et sinna on olemas ka siis, või sinna on hangitud nii-öelda koha peal laenutamiseks moodid, et kui sul omal ei ole, unustasid maha, mida iganes, saad koha pealt omale rentida moodi ja pilvitada seal nii palju, kui süda lustib, et ühesõnaga väga kõva kontseptsioon ja ma arvan, et see kindlasti saab olema suht populaarne. Et tšekkige ühesõnaga järgi, kel huvi on. Järgmine uudis selles sektsioonis on siis selline asi, et erinevaid uudiseid on nüüd siin nädalapäevade jooksul läbi käinud. Neist nii mõnigi on olnud isegi väga positiivne. Massimeediasse, Delfisse, värkidesse on jõudnud välja erinevad uudised, mis räägivad nagu veibist ja e-sigarettidest ja kogu sellest teemast nagu läbi kasutaja silmade ja nii edasi, et ma ei hakka kõiki neid ilmselgelt ette lugema, et see oleks nagu natuke liiast, aga kindlasti leiab need lingid alt. Olen neid juba muidugi copy-pastenud igale poole, kuhu vähegi saab, aga kes ei ole kursis, siis palun alt linkidest siis leiate nad ülesse ja mis on veel väga positiivne uudis on petitsioon, mis siis vajas online'is vähemalt 1000 allkirja, et see siis Riigikogule edasi anda, et nad näeks, et inimesed ei ole nõus sellega, mida nad meiega teha tahavad, meie kui veipjatega, siis petitsioon on saanud tänase seisuga juba üle 1060 allkirja, mis on ülikõva ja paberi peal on neid siis ka circa kuskil 2500 midagi, et pole paha, tubli töö, sügav kummardus kõigile, kes on allkirja andnud, kes on sellest osa võtnud ja et super luks, et see näitab, et meil ikka on inimesed, kes nagu hoolivad asjadest veidi. Ja viimane uudis, mis on siis nagu kõige sellisem
see on siuke konkreetne närvi uudis, et mina seda päris sirge näoga ei suutnud lugeda ja see on ka tänane uudis, mida ma siis loeks ette, et ta ei ole kõige pikem, aga ta ajab kindlasti närvi, et eile siis või täna see tuli välja või täna ma vähemalt seda nägin Delfi päevauudistes siis siukene artikkel, et eile arutati Riigikogus esimesel lugemisel eelnõud, mis näeb välja, tere tulemast lugema, mis näeb ette alternatiivsete tubakatoodetele, tere tulemast kirjutama, mis näeb ette alternatiivsete tubakatoodetele maksustamist. Ma arvan, et artikli kirjutaja ei oska päris hästi kirjutada, aga ühesõnaga e-sigarettidele maksud peale. Eelnõu jõustumisega hakataks alates 2018 aastast maksustama muu hulgas ka e-sigarettide täitevedelikku. Ehk siis paanikaks veel ei ole põhjust. See eelnõu on alles eelnõu, see ei ole veel vastu võetud seaduseks ja kui see võetakse vastu, siis hakkab kehtima alles 2018, ehk siis täna, praegu, nüüd kohe veel paanikaks ei ole põhjust. Keskerakonna muutus viimase, ütleme, paari 4-5 kuu jooksul minu jaoks suhteliselt juba neutraalseks ükskõik, sest kõik see teema lagunes laiali, selle whatever. Ja nüüd nad suutsid mind jälle oma vihatute top 5 sevida ja eriti siis Keskerakonna fraktsiooni liige Andrei Novikov, kes iganes see nüüd on, sõnas, et alternatiivsed tubakatooted on muutunud järjest populaarsemaks ning ei saa väita, et nende mõju tervisele on olematu. Andrei, kullakene, kui sa ei ole tähele pannud, siis mitte ühegi asja mõju tervisele ei saa ega ole olematu. Isegi väljas hingates värske õhu käes meie tervis on mõjutatud. Samamoodi lihasöömine, suhkrusöömine, Coca-Cola joomine ja nii edasi, et absoluutselt kõik mõjutab meie tervist. Tere tulemast planeedile Maa. Tema siis ütleb, igasugune suitsetamise katsetamine, olgu see kas või tubakavaba, tekitab noortes huvi ja sisestab, et suitsetamine on igati normaalne tegevus, selgitas Novikov. Andrei, mis andmete alusel sa seda väidad, et kus sa nagu võtad seda? Et viimane Eurobaromeetri uuring üle terve Euroopa, Euroopa põhine näitas risti vastupidist, et noored, eriti mitte suitsetajad, ei huvitu veibist praktiliselt üldse, et äärmisel juhul väga väikesel protsendil, see oli tõesti 0,0001% kõikidest siis noortest, kes on veibiga kokku puutunud, on siis nagu inimesed, kes on võtnud ühe korra selle seadme, mis iganes ta siis ka ei ole kätte, proovinud seda ja neist ligi 90, ma võin eksida, oli vist 90 midagi protsenti kasutavad või kasutasid selle proovimiseks 0 nikotiiniga vedelikke ja see oli ainult üks kord, that's it, rohkem nad seda ei teinud, et Andrei, ma ei tea, kus sa oma numbrid võtad, et ma arvan, et kus iganes need andmed pärit on, kontrolli oma allikaid veidi, et see ei vasta tõele. Paljudele on esmapilgul ohutu e-sigaret esimeseks sammuks tavatubakatoodete tarbimiseks. Eilne uudistoode on kiiresti kogunud populaarsust ning Euroopa Liidu tervisespetsialistid löövad siinkohal häirekella. Paraku on Eesti senini maha jäämas paljudest, ma arvan, et ta tahtis öelda, paljudest teistest riikidest, kes teadvustasid probleemi juba varakult ning astusid samme alternatiivsete tubakatoodete kättesaadavuse vähendamiseks. Kui me nüüd räägime sellest, et me püüame vähendada kättesaadavust alaealiste jaoks, ehk siis 18 pluss müügikeeld, tähendab 18 pluss võib osta, alla selle on siis müügikeeld, see ei ole, seda medalit teie oma rinda, kallid poliitikud ja Andrei, teie seda endale ei saa, sellepärast et seda asja tegid e-sigareti müüjad, veibi müüjad juba enne, kui see seadus üldse päevakorda tuli, et alaealistele pole põhimõtteliselt veipi kunagi ükski mõistlik veibipood müünud. Me ei räägi nendest, kes on siuksed
ütleme siis pehmelt jobud, kes müüvad kõigile kaasa arvatud lastele, et need inimesed teavad ise, kes nad on ja nad võiksid omale Statoili stardipaketi osta. Euroopa Liidu liikmesriikide seas maksustatakse e-vedelikke juba Itaalias, Portugalis, Rumeenias, Sloveenias ja Lätis. Siinkohal väike remark, panen lingi alla kohta ehk siis e-liidu lehele, kus on väga tore kokkuvõtlik sükene uudisejupp sellest, mis Itaalias juhtus, kui nad maksustasid e-sigaretid ja üldse e-vedelikud ja nii edasi, et ühesõnaga mahajäämine on natukene valesti võib-olla öeldud. Alates 2018 aastast hakkab ka Eestis müüdavatele tubakavedelikele kehtima aktsiisimäär 0,2 eurot ehk siis 20 senti tubakavedeliku milliliitri kohta või 0,2 eurot milligrammi kohta, kui toode on keeljas. See on nüüd see koht, kus ma tahaks nagu pead nagu kuskile pihta lüüa, sest järjekordselt Andrei Novikov, sa isegi ei tea, millest sa räägid, mis keelidest sa räägid. E-sigaretid, veip, mis iganes ei kasuta keeli. Pole olemas sükest asja, mina ei ole veel näinud oma aastate jooksul keeli. Keegi on näinud, jumala eest jagaga, ma kohe täitsa huviga tahaks teada, mis keelidest jutt käib, et Keskfraktsiooni liikme Andrei Novikovi sõnul võiks kaaluda ka piiranguid alternatiivsete tubakatoodete reklaamis. Noh jah, okei, selles suhtes, et nii nagu tavatubakas ei ole ka see mõeldud lastele selle reklaamimine, ütleme, ma ei tea, telekas päevasel ajal või kui laste multikad jooksevad, ei ole nagu fine, et ma ei tea, mul nagu isiklikult selle vastu otseselt midagi ei ole, aga mingi teatav reklaam või selle võimalus peaks ikkagi säilima, vähemalt see, et me saame teada, millised kaubad, millised tooted, millised uudistooted, mis on muutunud, teadus, mida iganes, et see info peaks ikkagi jõudma nendeni, kes seda tahavad, et praegu on ka siuke case, et kui sa oled püsiklient poes, siis põhimõtteliselt püsikliendi listis olevad inimesed, neil ei tohi saata uudiskirja laiali, et meil tuli uus box mode, mis on 3 korda parem kui see ja 5 korda parem kui see ja see maksab 6 korda vähem kui eelmine. Isegi sükest asja ei tohi seda oma püsiklientidele saata, kes on nõus saama seda kirja, et ühesõnaga Maailma Terviseorganisatsioon WHO rõhutab konservatiivse lähenemise vajalikkust elektrooniliste sigarettide ja nendega sarnanevate seadmete reklaami, kaubanduse ja muu sellega seonduva reguleerimiseks, kuni ei ole põhjalikult selgitatud välja nende bioloogiline, psühholoogiline ja sotsiaalne mõju ühiskonnale. WHO-st ma üldse ei taha hetkel rääkida, sest see on täielik ussipesa, see on nagu nii pekki kukkunud teema, kui üldse saab olla, et seal on nagu korruptsioon on täitsa latva välja. Et oli hiljuti neil konventsioon, kus pidid siis, mis on avatud, kus peaks siis olema võimalus kõikidel meedia esindajatel kohal olla, kuulata, teadlastel kaasa rääkida, ja selle põhjal siis nii-öelda luuakse plaan üleüldise maailma tervise kaitse suuna jaoks või ala midagi sellist. See oli kinnine, nii-öelda ebapopulaarsed, ebasoovitud meedia esindajad visati kõik välja. Teadlased, kes reaalselt teavad sellest teemast midagi, neid ei lastud sisse, isegi vist ei kutsutud kohale, nad läksid ise sinna kohale vägisi ja neid üldse ei võetud sisse, ei võetud kuulda mitte midagi, et ühesõnaga väga aus värk. Kuni ei ole välja selgitatud nende bioloogiline, psühholoogiline, sotsiaalne mõju ühiskonnale. Bioloogiline mõju eelmine nädal Inglismaa vähiuuringute siis keskus tuli välja pooleaastane uuring, mis näitas, et inimesed, kes loobusid suitsetamisest, nende kehas vähenes kemikaalide, vähki tekitavate osade ja nende ainete siis osakaal 97,5%, ehk siis on ligikaudu võrdne sellega, mida me hingame õues, et täpselt nii palju me juba teame bioloogilisest poolest, pluss lugematu arv juba erinevaid uuringuid, mis räägivad veibi kasuks igat pidi. Ja sama organisatsioon Cancer Research UK ütles ka, et nad nüüd siis jätkavad selle uuringuga
ja tegelevad nii-öelda siis selle poolega, et välja selgitada nende maitseainete VGPG mõju otseselt siis hingamisteedele ja veresoonkonnale, et kuidas need reaalselt nagu mõjutavad, et nii-öelda puurivad süviti siis. Meil on juba informatsiooni selle kohta ja hetkel ei ole nagu ühtegi sellist asja, mis näitaks või väidaks või ütleks, et aga jah, ühesõnaga liigume edasi, mis oli sotsiaalne mõju. Ma arvan, et see on igati positiivne, kui inimesed ei haise, ei tossa seda rõvedat lehkavat pläga välja ja mõju ühiskonnale, no karta on, et kui järgmise 100 aasta jooksul ligi miljard inimest jääb varakult suremata, siis see ühiskonnale kindlasti on positiivne. Kuidas ta planeedile mõjub, see on juba teine teema. Arvestades Riigikogu menetlusse peagi saabuvaid alkoholi- ja tubakatoodete reklaamipiiranguid, võiks Novikovi arvates juba varakult kaaluda ka alternatiivsete tubakatoodete reklaamipiirangute kehtestamise mõistlikkust. Okei, reklaamiks. Kokkuvõtlikult see uudis, see mind ajab reaalselt närvi, et jura otsas, et mis on nüüd eriti nagu point on nagu see, et aktsiisimäär 0,2 euri 20 eurosenti milliliitri kohta on täis jaburus, kuna e-sigaret sisuliselt langeb samasse kategooriasse nii-öelda tubakalaadne või tubakasarnane või mis iganes toode, eks ju, nagu on nii-öelda tavaline NRT ehk siis nicotine replacement therapy a la plaastrid, mingid inhalaatorid, nätsud, värgid, särgid, kaasa arvatud närimistubakas näiteks. Närimistubaka aktsiis, kui ma õieti mäletan, oli 76 euri kilo kohta, sama võrdeliselt siis selle nii-öelda ettepandava e-vedeliku siis aktsiisiga tähendaks seda, et e-vedelik oleks siis umbes 200 euri kilo kohta, mis ei ole mitte kuidagi proportsionaalne ega aus, et ilmselgelt siin taga on kaks varianti, kas inimesed, kes ei tea absoluutselt, millest nad räägivad, või variant B, üpriski korruptiivne tegevus, kus püütakse lihtsalt pigistada sidrunist raha välja, et ja noh, olgem ausad, kõik see jama kokku, see tekitab palju pahandust, see tekitab musta turu ja nii edasi, et ühesõnaga see link Itaalia teema kohta on all, lugege seda ka, et sealt saab nagu täpsemalt teada. Ühesõnaga, selline on tänane ülipikk ja tüütult võib-olla pikk isegi uudiste sektsioon ja sellega ma hetkel tõmban sellega kokku, sest muidu varsti ma lähen tõesti ja tahan peaaegu kuskile vastu taguda, et ma arvan, et nihverdame siit nüüd vähe positiivsemate teemade peale edasi ja lähme sinna, kus on veibikraam. Nii, veibikraam. Et mis meil siis täna siis siin toimub siin veibikraamis, et eelmisel korral, nagu siin püsivad vaatajad juba võivad mäletada, lahkus meie seast Maag ehk siis Mage GTA paak. Eelmisel korral ma vist jäin veidi jänni sellega, mida see GTA tähendab täpselt. Et ta on nagu RTA ehk siis Rebuildable Tank Atomizer, ümber ehitatav paak atomiseerija. Et mida see GTA tähendab, et uurisin välja, see GTA tähendab Genesis Tank Atomizer, et Genesis on teatud nii-öelda tüüpi paak atomiseerija, mis kunagi nii-öelda, see oli põhimõtteliselt esimene oma tüüpi siis atomiseerija, kus siis põlemiskamber oli paagi sees, aga ta oli kõrgemal nii-öelda siis vedelikust, eks ta istus nii-öelda vedeliku peal, et see on siis selles stiilis ehitatud paak ja noh, GTA tüüpi paake siis nüüd on juba üpris mitu, et Troll RTA on üks nendest, Maag GTA on teine nendest ja neid on kindlasti veel, siin on lähiajal ilmselt tulemas
loodetavasti jõuab ka minuni Sireen RTA GTA tüüpi paak, mis on suuskopsu ehk siis suitsetajatele kindlasti väga hea või siis neile, kellele meeldib tihke õhuvooluga mahv, aga tahaks näiteks just sellist paaki, kus sa saad ise oma küttekehasid ehitada, sest et teatavasti küttekehade ise sisse panemine, ise vati panemine on tegelikult rahalises mõttes tuleb ta soodsam kui osta valmis küttekehasid. Aga see selleks. Täna on meil siis jutu teemaks sihukene asi nagu Goon LP. Tegu on siis 528 Customs poolt toodetud ja Blue Eyed Goon on siis üks koiliehitaja ja muidu äge veipar, et tema poolt siis disainitud oli esimene Goon. Goon on siis originaalis oli ta siis 24 ja 22 millimeetrine RDA. Välja näeb ta siis selline lihtne, stiilne, reguleeritav õhuvooluga, hästi mugava siis ehitusalusega. Kas ma saan demonstreerida seda? Et lihtsa sellise ehitusalusega, aga hästi mugav ehitada 2 plaati, 2 ja 2 kruvi siis suruvad 2 plaati alla, kuhu vahele käivad sinu küttekehad, et ülimalt lihtne ehitada, väga mõnus ja suure sellise õhuvooluga ja reguleeritava õhuvooluga RDA. Et oli omal ajal, kui ta välja tuli, siis ta oli üks siuke tippude tipp, just selles mõttes, et ta nagu toimis väga hästi, et sama tootja poolt siis on siis nüüd väljas uus Goon LP siis tähendab low profile ehk siis madala profiiliga, et ta on juppmaad madalam, ütleme standardsest RDA-st, kuigi visuaalselt ta ei tundu nagu madal, aga tegelikult on üpris madala profiiliga. Klambrid on tal külje peal, ehitusplaat on siis siukene, kui seda näha on siit hästi, ja siia saab nagu tegelikult suhteliselt pisikesi koile ainult sisse panna, 2,5 millimeetrit sisediameetriga koilid on enam-vähem siuke lagi, mida nagu annab panna, et üle selle läheb kitsaks. On võimalik, aga läheb jube kitsaks. Et igal juhul, aga selliste pisikeste koilidega ta mõnusalt tihke, see kamber on hästi tihke ja see muidugi teeb imesid maitsega. Tema kohta on nagu raske ühtegi halba sõna öelda, et tema kogu ehitus tegelikult ongi see alus ehitustekk, pealmine siis see toru või kamber, mis käib siis 8 osaks, on alumine kuppel, kus on õhuaugud sees ja eraldi siis pealmine osa, mis siis käib siia peale ja sellega siis keerad ja timmid õhku vastavalt sellele, kui lahti sa tahad. Goonile tüüpiline suur laia siis diameetriga auk, kus on siis suhteliselt jäme käpp on peal, mis on nagu positiivne, et ta on samas mõõdus, mis originaal Gooni auk, nii et siia käivad peale ka järelturu igasugused ilusad trip-tipid ja nii edasi, et annab seda väga kihvtiks ilusaks teha, et minul on ta hetkel siis must-punane must kombinatsioonis, siuke mõnus värvikombo, et sobib täpselt kokku ja näeb väga stiilne välja, et olen sellega nüüd praktiliselt eksklusiivses suhtes olnud viimased circa 3 päeva. Siinkohal tänud Gerdile Vape Marketis, kes ta mulle toimetas ja et igal juhul väga vinge asi on, ta annab, selles mõttes seda kasutades, ta on üpriski auru rohke, aga ta ei ole disainitud auru pilve jällitajatele, et ta on puhtalt maitse jällitajatele, et kui maitse kvaliteet ja puhtus ja see on see, mida sa nagu taga ajad oma veibis, siis Goon LP on kindlasti üks selline asi, mida sul tasuks tšekkida. Hind on tal keskmisest natukene kõrgem, aga ütleme nii, et tasub kokku hoida natukene üks kuu jätta mingisugune hunnik purkse ja muud jura ostmata ja tegelikult ei olegi nagu probleemi, et on seda hinda väärt.
see toode reaalselt, kuna ma pean ta tagastama, siis ta ei jää meile kauemaks kui nüüd tänaseks, et järgmisel nädalal ma juba võtan mingi muu toote ette, et see käib nagu kiirelt meil läbi, aga igal juhul jaa, mul on õudselt hea meel, et see minu kätte jõudis ja on väga tõenäoline, et Kuun LP saab olema kindlasti üks RDA-dest, mille ma endale hangin ja mis jääb nii-öelda püsivalt minu toote rotatsiooni. Selline ta on, hästi lihtsa ülesehitusega, väga mugav on teda ehitada, väga kerge on teda ehitada ja see maitse kvaliteet, mis siit tuleb, seda on, ütleme nii, et ma võrdleks seda tugevalt üks-ühele Petri V2 RDA-ga ja nii edasi, et kuigi Petri on väiksem, 22-milline, siis see suurem aparaat on rohkem kui võimeline tipp nii-öelda maitse RDA-dega sammu pidada. Et igal juhul soovitan, kui huvi on, siis tasub kindlasti tšekkida ja ligi haarata, et ei oska ühtegi halba asja selle kohta öelda. Võib-olla ainus asi, see, et need rõngad siin, kui nad mahlaseks nüüd saavad, siis nad ei ole nagu kõige kõvemad, et taskust välja võttes sellest otsast nagu kinni väga ei kannata võtta, et pead ikka moodist tõstma. Need rõngad võiks olla törts kõvemad, aga see on selline subjektiivne asi, et kellele on oluline, kellele mitte. RX23 peal, mis mul siin nüüd hetkel käes on, istub ta ilusti väga, väga vastu seda alust, et pragu ega midagi kuskil vahel ei ole, nii et siuke ta on, super RDA, RDA-de puhul ei ole väga palju millestki rääkida, aga siin puhul siis jah, kiidulaul igal juhul minu poolt tuleb, et kindlasti soovitan. Ulmeliselt hea. Aga nii, selline on tänane veibikraami segment ja nüüd siis liigume edasi sinna, kus on vaataja küsimused. No nii. Veipar küsib, mida küsib Veipar. Mina vahepeal joon, kurk hakkab kuivama, tasuta reklaam Coca-Cola AS-ile. Et Veipar küsib siis, mis meil täna Veipar küsib? Täna on küsijaks meil Daniel ja Daniel küsib meilt sellest asja, et tere, olen olnud veipija juba mõnda aega. Olen siiani kasutanud peamiselt väiksemaid seadmeid, nagu Ego, Pulgad, Ego, Aio ja nii edasi. Hiljuti ostsin omale Box modu, sa mõtled vist Box moodi. Ostsin hiljuti Box moodi ja midagi muud pole muutnud. Paak on ka uus. Kaamera on ees, nii et on raske lugeda, sorry. Imelik on see, et kui nüüd püüan seda tõmmata, nii nagu tõmmatakse otse kopsu, siis ajab kogu aeg köhima ja on jube vastik. Et mis ma valesti teen? Paluks abi. Aitäh, Daniel. Okei, Daniel, ma ei oska nüüd öelda, kuna informatsioon natukene võib-olla puudulik. Aga ma oletan, et sul võib olla täpselt sama case, mis oli minul, kui mina esimest korda ostsin oma esimese nii-öelda reguleeritava box moodi, ehk siis iStick 30 oli selleks ja ostsin ka Atlantis paagi, et minul oli täpselt sama efekt ja minul oli puhtalt asi selles, et asi, mida ma ei muutnud, oli vedelik. Ja enne seda pisikestes seadmetes ma kasutasin 16 või 18, siis ma isegi ei mäleta, aga suhteliselt kange nikotiiniga vedelikku ja seda sama vedelikku ma panin siis nüüd sellesse uude seadmesse ja tõmbasin ja proovisin tõmmata, keerasin õhu täitsa lahti ja mis iganes natuke paremaks läks, aga ikkagi oli suht ikka
hakkas kurgu peale. Mul on siuke karvane tunne, et sul on sama häda, ehk siis liiga palju nikotiini. Otse kopsu tõmbamiseks, kui sa ennem tarbisid, ütleme 12 või 18 või ma ei tea, 22 või mida iganes nikotiini kangust, siis otse kopsu tõmbamise jaoks tõmba see nikotiini tase julgelt alla, tõmba proovi 3 milligrammist kangust või isegi 1,5, et igal ühel on see tundlikkus on nagu erinev. Teine asi on ka see, et kui sul on kõrge PG sisaldusega vedelik, mida sa oled kasutanud siiamaani, mida sa nüüd proovid selles uues seadmes, siis PG naturaalsel kujul juba omaette omab teatavat sellist kurgu tunnetust, et isegi kui nikotiin ei ole, ta ikkagi omab mingisugust kurgulaks või kui sa nüüd suure mahvi tõmbad, siis see ilmselt tõenäoliselt on ka üks võimalik süüdlane, et proovi rohkem paksemat vedelikku, ehk siis rohkem VG-d ehk siis vegetable glycerin ja proovi kindlasti siis ka paksem vedelik ja oluliselt vähem nikotiini, et proovi sellega vaata, kuidas on. Ma usun, et selles on sinu probleem ja tõenäoliselt see ka lahendab asja. Ühtlasi tasub ka teada seda, et teatav protsent, küll väike protsent, aga teatav protsent inimesi on kas kergelt tundlikud või lausa siis allergilised PG-le, et ka see võib seda põhjustada, et ühesõnaga proovi paksemat vedelikku ja tõmba nikotiin alla. Et ma arvan, et see võiks olukorra lahendada. Kui mitte, siis anna mulle teada, kirjuta ja pane kirja kõik, mis vedelikku sa kasutad, mis nikotiin ja nii edasi, mis seade sul täpselt on, mis paak sul on. Ühesõnaga kõik numbrid, mida sa vähegi saad mulle kirjutada, saada mulle ja ma arvan, et siis ma juba kirjutan sulle lihtsalt vastuse. Aga ülejäänud inimesed, kõik, kes võib-olla sama küsimuse otsa satuvad või kellel sarnane probleem, proovige siis seda, mis ma soovitasin. Et ühesõnaga Daniel, anna mulle teada, kas läheb paremaks, kui sa proovid teist vedelikku. Et ma miskipärast arvan, et sul on sama häda, mis mul oli kunagi ammu algusaegadel, et see peaks ühesõnaga mure lahendama. Aga igal juhul tänan Daniel sulle, et sa kirjutasid, tänan, et küsisid ja ma loodan, et sa said ka siis äkki abi. Sellega siis on ka kõik, et ega ei olegi midagi, täna tundub, et see episood tuleb mõnusalt kompaktne ja see tähendab seda, et ongi aeg viimane segment ette võtta ja liikuda siis nädala vedeliku juurde. Nädala vedelik. Selle nädala vedelikuks on selline tooteseeria nagu on Kilo. Kilo on siis see tootja nimi. Ameerika maal on ta toodetud. Nii-öelda Kilo standard või tavaline seeria on siis sellistes pudelites. Tal on, kui ma nüüd õieti mäletan, siis vist 5 nii-öelda põhimaitset, 4 või 5 põhimaitset selles seerias ja kõik need on väga mõnusad mahedad, kannatab tõmmata neid terve päev otsa, et see standardne variant mul siin on kiiberri jogurt, mis on siis kiivi, maasika, jogurti segu, hästi mõnus mahe, süke kergelt magus ja väga mõnna, et seda võin kohe julgelt soovitada, et sellega ei ole nagu mingit proovimist üldse, et mina olen seda tõmmanud suhteliselt ammusest ajast juba ja absoluutselt rahul, aga Kilo on tulnud hiljuti välja siis uue nii-öelda seeriaga, mille nimeks on siis Black Series, must seeria ja selles seerias on siis ka mitmeid erinevaid maitseid, kõik on siuksed magusapoolsed, seal on küpsised piimaga, seal on siis mesi piimaga äkki oli või midagi sihukest oli, see praegu ei tule mul meelde ja on siis ka need 2, mis siis on mul siin näppude vahel on birthday cake ja apple pie ehk siis sünnipäevakook ja õunakook.
need kaks on nüüd mõlemad siis mustas seerias, on 3 milligrammised, on nad saadaval ka siis 6-stena, 60 millised pudelid, 60 milliliitrit ja alguses, kui ma need esimest korda proovisin, olid nad kuidagi, ma ei tea, nad lihtsalt tundusid kuidagi magusad ja nagu siuksed mitte midagi väga erilist ütlevad, aga need on kindlasti siuksed mahlad, mis tahavad natuke harjumist, et sa pead nagu tõmbama circa 10 milli oma paagist läbi või RDA-st või mis iganes sa siis ka ei kasuta. Pead ta läbi tõmbama ja alles siis hakkad vaikselt nagu aduma, mis ta tegelikult endast kujutab, et mulle alguses nad nagu väga ei sümpatiseerinud, aga nüüd ma pean ütlema, et nad on mulle hakanud väga meeldima. Et eriti suur üllatus oli see sünnipäevakook, et alguses ta tundus lihtsalt natuke nagu koogine ja magus, aga muidugi kuunis eriti veel need nüansid, mis seal tegelikult juures on, et ikkagi see paak või see atomiseerija, mida sa kasutad, see teeb maailma vahe lihtsalt, et kui sa tahad nagu selliseid tippmaitseid nagu proovida ja nautida, siis sul peab olema kindlasti hea asi, millest neid nautida, et igal juhul mõlemad vedelikud on saadaval ainult 60 pudelites, lähevad nad tegelikult suht kiiresti minema, et kel on huvi, siis soovitan haarata, sest ka teine asi on ka see, et paari kuu kaugusel on ka see, et enam ei saa suurtes pudelites vedelikke. Et nii, et haara kähku ligi enne kui otsa saavad ja enne kui neid enam üldse juurde ei saa, sest et praeguse seisuga ma ei ole kursis, kas see must seeria tuleb nüüd 10 millistes pudelites üldse, kas seda nagu edaspidi Eestis on saada. Aga õunakook praeguse seisuga selles paagis, selles RTAs võiks julgelt öelda, et see on üks selliseid mõnusamaid õunakooke, et seal ei ole nagu seda kaneelisust, et seda ma nagu ei tunne, et see on puhtalt nagu kook ja õun, niisugune nagu ehtne õunakook ilma kaneelita. Ja see maitse on äärmiselt hea, et ma kohe tahaks veel tõmmata. Ühesõnaga, nagu ikka, maitsed on raske kirjeldada, raske edasi öelda, aga kui sulle meeldivad õunased asjad, kui sa otsid midagi, mis on nagu õunane, mis on õuna ka, aga ta võiks olla mitte võib-olla puhas õun, siis ma kindlasti soovitan ära proovida Apple Pie siis Black Series siis nii-öelda liinist, et see õun on siuke mõnus mahe, siukene nagu mahlakas ja samas tal on see kooginoot on täitsa kohe tuntavalt juures, et äärmiselt mõina. Ja sünnipäevakoogiga täpselt samamoodi, kui sul on soov sellist ehtsat koogist, sellist magusat mõnusat asja nagu veipida, siis see õunakook natuke võtab harjumist, aga kui sa selle noodile pihta saad, siis täiesti super asi, et ja ta ei ole nagu siuke vastik magus, mis nagu on läila magus, et hakkab nagu vastu, et sa ei suuda seda väga palju tõmmata, et jällegi individuaalne, mõni suudab, mõni mitte, aga mina isiklikult ei suuda väga magusaid läilasid asju väga pikalt tõmmata, et mul on heal juhul paar RDA täit näiteks, sest ma peamiselt kasutan RDA-sid, et paar RDA täit ja kui ta on ikka väga magus läila, siis ma rohkem ei suuda, et siis juba tahaks midagi uut. Et aga seda sünnipäevakooki, seda võib täitsa rahulikult päev otsa tõmmata, et ei ole üldse nagu, ei hakka vastu. Et igal juhul väga mõnusad asjad nad on. Jällegi tänan sponsorit Vape Marketit, et sealt nad pärit on, sealt neid hetkel ka leti pealt saab, kuni veel jätkub, nii et soovitan kindlasti ära tšekkida. Aga sellega ma arvan, et tõmbame siis ka nädalavedeliku segmendi ja selle vlogi kokku. Tuli ta täna veidi lühem kui tavaliselt, nii et peaks olema kõigil jõudu ja kannatust ära vaadata. Eriti ekstra special tänan teid, kes te olete kanali juba tellinud ja kui veel ei ole, siis tasub kindlasti tellida, kui vähegi siin midagi sellist näete, mis on huvitav. Et püüame kõiksuguseid teemasid, tooteid ja asju läbi käia. Kindlasti oleks abiks ka väike like visata, sest siis jõuab jällegi see video laiemale ringlusele, rohkematele veipijatele, kes otsivad veipi teemalisi videosi eesti keeles. Ja
ja muidugi jah, ühesõnaga super suured tänud siis kõigile teile, kes te kannatasite nüüd lõpuni ära vaadata, et mis seal ikka, kui teil on huvi näha, kuulda mingisuguste toodete kohta, mingite special toodete kohta, siis kommentaarid on teretulnud, võtan kindlasti arvesse, et nüüd mul on vähe suurem ja laiem ligipääs erinevatele asjadele, nii et tõenäoliselt annab organiseerida. Et ühesõnaga andke teada, kui huvi millegi vastu on, olgu siis vedelik või toode või mood või mis iganes, et püüame siis sellele kuidagi koos nii-öelda lahendus leida. Igal juhul lõpetame selle episoodi ära, enne kui ma päris kuskile metsa poole oma jutuga jõuan, et tänan veel kord ja näeme siis järgmine kord.